tere tulemast kõigile, ka need, kes on esmakordselt siin. Mis me teeme praegu? Me võtame ühe sellise aja eelnevalt, lihtsalt palume. Sageli me mõtleme ülistuse peale, et ülistus on üks asi, mis toimub ainult pildidega. Ülistus on meie terve elu Jumala ees. Piibel ütleb niiviisi, et andke oma ihud elavaks pühaks ohvriks, see olgu teie mõistlik või üks tõlge väljendab vaimulik Jumala teenistus. Kes tahab vaimulikult Jumalat teenida? Halleluuja. See läheb hulgas sügavamaks, kui me anname oma ihud elavaks pühaks ohvriks Jumalale. See läheb hulgas sügavamaks, kui lihtsalt käsi plaksutades, lauldes ühte laulu. Ja loomulikult, isegi kui me laulame, me ei ole siin, et ainult plaksutada käsi ja ainult laulda, sest et see on üks väljendusviis, aga ikkagi see põhiasi on Jumala ees. See on huvitav asi sellepärast, et läbi Piibli me näeme ülistus. Oli üks asi, mis kuulus preestritele. Aga Uue Testamendil me avame võib-olla täna, ma ei taha teid liialt hoida, kuna me teeme selle kõik ühe päevaga siin praegu, võiks ütelda siis selle tõttu miniseminar, aga ta ei ole mini kaalukuse poolt, kindlasti kohe mitte. Halleluuja. 1. Peetrus 2, salm 9, te olete valitud sugu. Me oleme välja kutsutud rahvas, see on, mis see sõna kogudus tähendab. See sõna tähendab, et Jumal on sihtinud sind välja. Ta on silmad ja vaadanud ja ta on sihtinud sind välja. Ja Piibel tegelikult isegi ütleb, see ei ole nii palju, et me oleme teda valinud, kui see, et tema on meid valinud. Ja nüüd see ei riku inimese vabatahtlik või otsuse tegemise võime, sest et see inimestel on. Aga Jumal teadis, kes reageerib väärikalt tema evangeeliumile. Jumal teadis, kes väärikalt ja Jumala kartlikult suhtub temasse ja tema tõesse. Piibel ütleb, et lõpuaegadel need, kes saavad eksitatud, sest et saad aru, seal tuleb üks suur äralangemine, Piibel ütleb. Väljendab, sa ei saa ära langeda, kui sa ei ole kunagi usus olnud. Ja sellepärast me peame mõistma seda kontseptsiooni. Me oleme ühe pööre võtnud vaimusfääris ja see asi on nagu veel ohtlikum, veel libedam, kui ta oli pool aastat tagasi. Aga see ei tähenda, et meie peame libisema. Selle võrra see potentsiaal, Piibel ütleb, kus patt on suurenenud, seal on arm veel suurem. Amen. Aga me peame mõistma aegu. Sellepärast ütleb isegi laul 90, seal me jagasime sellest üks viimastest, kus mina olin siin. Anna meile tarkust, et mõista. Ja see ütleb siis salm 12, 90. laul salm 12, õpeta meid meie päevi arvestama. See on üks vähem päev täna, kui sul oli eile ja 2 vähemat päeva täna, kui sul oli reede. See tähendab, et sa oled 2 päeva lähemale sellele päevale, kus sa seisad ja vaatad Jeesusele Kristusele silmast silma. Päevad lähevad üsna ruttu, päevad muutuvad nädalateks, nädalad muutuvad kuudeks ja kuud. Ja äkki saad oma suve riietuse välja ja siis äkki on vaja oma kampsunud välja sihti. Keegi tahab mõelda selle asja peale. Üks ütleb, et no, see on lihtsalt Põhjamaa eripära, et suved on lühikesed. Aga see on mõnes mõttes, isegi kui sa saad oma talvised välja, siis varsti see tuleb ringi ratast tagasi, et sul on vaja ujumise asjad välja võtta. Ja mõni ütleb siin, et see ei tule küllalt kiiresti. Need aastaajad tulevad ja lähevad väga ruttu. Isa juuma mees, niiviisi peaaegu pole mõtet oma püksi jalga panna hommikul. Nii peaaegu saad need jalga, on aeg need ära võtta õhtul ja tagasi magama minna. Umbes vanusega see läheb rohkem sinna poole. Aga Mooses siis ütles niiviisi, õpeta meid meie päevi arvestama, et me saaksime targa südame. Kui me elame lihtsalt suva, me ei hinda iga päev, kui kallis võimalus antud taevast. Raha sa saad tagasi. Kui auto on avariis, plekk on plekk, seda sa saad tagasi. Inimhing on teine asi ja aeg on teine asi. Aeg, mis on kulutud, see kunagi tagasi ei tule. Raha saad teenida sama summa tagasi, mis läks kaotsi, aga aeg, kui see on läinud. Ja ainult Jumal võib, nagu oleks paljundada aega. Ta võib põhjustada ja toimetada ja tegutseda sellisel viisil, nagu oleks, et ta annab selle aja tagasi. Ta kiirendab seda, mis toimub sinu elus niiviisi, et sa ei jää sellest asjast ilma, isegi kui sa oleks isegi maganud mingi ajavahemik maha. See on tähtis. Mooses siis ütles, anna meile teada, et me mõistaksime, et me siis saaksime ka targa südame. Halleluuja. Jumal on kutsunud meid. Ta on kutsunud meid välja. Me oleme tema rahvas. Me oleme kuninglik preesterkond ka. Kui sa vaatad ilmutuse raamatusse 1. peatükk ja sa näed siin samamoodi salm 5 viimane osa temale, kes meid on armastanud ja meid on vabastanud meie pattudest oma verega ja on meid teinud kuningriigiks, preestriks Jumalale ja oma isale. Vaata jälle naabri poole, ütled niiviisi, et Jumal on teinud sind preestriks. Maailm õpetab meid, inimpoolt organiseeritud religioon õpetab meid, et preester ta on teatud liiki riietuses, aga Jumal on määranud meid preestrid olevat sellepärast, et ta on riietanud meid oma vaimuga. See on huvitav sellepärast, et ma ei leidnud selle küllaltki kiiresti, aga ütleb ühes kohas,
esimeses 5 raamatus, Moosese raamatus, see ütleb niiviisi, et pühitsege need riided Aaronile ja preestritele, et nad võivad teenida minu ees. Saad aru, et me ei saa tulla lihtsalt liha ja veres tema ette. Sellepärast ütleb Uues Testamendis, ütleb niiviisi, et läbi Jeesuse vere me tuleme tema ette. Me ei tule enda õigsusega, me ei tule enda õigustega, enda saavutatud tublidusega, me ei tule tema ette. Me tuleme tema ette sellepärast, et Jeesus, tema veri on piserdanud meid ja pestnud meid puhtaks südametunnistusest, mis ei oleks kõlbuline seisma tema ees. Kas te olete siin täna? See on üks auline koht, kus olla. Tavainimene lihtsalt ei saa astuda Jumala ette sellisel viisil. Me nägime Vana Testamendi ajal, kui inimesed lihtsalt suva tulid Jumala ette lihtsalt niisama. Nad kukkusid surnuna maha, keegi ei suutnud seda teha, aga Jumal on andnud oma vaimu meile. Ja ta on andnud meile positsiooni, et me võiksime tulla tema ette, julgus tema ees. Vaatame korraks veel siin 1. Peetrus, just enne kui me hakkame palvetama. See ütleb, et me oleme kuninglik preesterkond, püha rahvas, omand rahvas. Püha rahvas tähendab, et sa oled eraldunud Jumalale. Sa oled eraldatud Jumalale ja me peame ise ennast eralduma temale. Me peame andma ennast tema plaanidele, aga tema on eraldanud meid ja ta suhtub meisse nagu üks rahvas, kes on tema omand. Me oleme omand rahvas. See päev, kus sina said päästetud, oli see päev, kus sina ei kuulu endale enam. Sa oled siin. Nüüd ma ei tea, keegi ütles, et mis ma kaotasin oma vabaduse? Ei, sa saavutasid oma vabaduse, sest et tegelikult sa ei kuulunud endale enne seda. Sa kuulusid kuratile. Ja kui sa oleks lahkunud oma pattude sees, kurat oleks ise võtnud sind ja sina oleks läinud sinna paika, kus on tema saatus. Ja sina oleks jääma igavesti viibima. Sest et inimene, ta arvab, et ta on vaba, ta arvab, et ta lihtsalt teeb, mis tahab, aga inimene teenib ühte või teist isandat, ütleb niiviisi Rooma 6. peatükk. Kas ma tulin õigesse kohta täna? Kas te olete valmis minu jaoks siin täna? Turvavööd küljes või fikseeritud, mis iganes see sõna on. Halleluuja. Aga see on hea uudis, sellepärast, et kui sa kuulud Jumalale, siis see on õndsuseks, see on vabaduseks, see on see, et sul on üks leping Jumalaga, kus tema abi saaks tulla sinule. Kui sa vaatad, sa võid paluda tarkust, sa võid paluda ükskõik. Ja Piibel ütleb niiviisi, kui sa suhtud, sa tuled usuga, et siis sa saad seda, mis sa palud tema käest. Kas te olete siin täna? Halleluuja. Inimene, kes kuulub kuratele, tal palju õigused pole. Tal on üks võltsvabadus, mis ta kasutab ära ja kurat laseb see inimene kuidagi lihtsalt olla selle sees, kuni aeg on maksta ja maksupäev ikkagi tuleb. See on väga karm lugu. Selle tõttu, et sa oled Jeesuse veres pestud, mul on hea meel, et ma kuulun Jumalale. See tähendab, et sa kuulud tema kaitsva käe alla, tema õnnistava käe alla. Tema hea käsi on sinu peal. Kui sina kõnnid tema... Mõni küsib, et miks pärast asjad toimuvad, mis ei tohiks toimuda. Ma ei saa aru, mis pärast see toimus ja see toimus ja see toimus. Saad aru, Piibel ütleb, et Jumal on varjupaik oma rahvale või inimestele, kes otsivad varjupaika. Ja Jumal on varjupaik inimestele, aga probleem on see, et inimesed valivad oma koha. Piltlikult toimuks nagu rahe või torm, mingisugune selline, saad aru, kui sa tuled ühe katuse alt, sa oled kaitsnud nii kaua, kui sa oled katuse all. Kui rahe kukub inimestele pähe, nagu golfipalli suurused rahe kamakad, saad aru, ja tead mis, see lööb inimese maha. Kui inimene on katuse all, siis ta on kaitstud. Ta läheb katuse alt välja ja siis ta saab pihta. Aga inimene uitab katuse alt välja ja kui ta saab pihta, siis rusikas läheb Jumala kohta, et miks? On ju? Ja see on väga tüüpiline asi, et mis pärast Jumal laskis, miks pärast Jumal tegi ja miks pärast Jumal võttis ja miks pärast Jumal nii ja miks pärast Jumal naa.
ja samas meil on vaja mõista. Ja sellepärast ka meie kui usurahvas, seal on paljud, kes ei tea seda teed ja me võime seista eestkostjana Jumala ees, me võime ka paluda, me võime seista vahelastujana nagu mõne inimese eest. Ja mõni inimene pääseb imeliselt just selle tõttu, et seal on üks vahelastuja, kes seisab Jumala ees, nagu Piibel ütleb, et ma otsisin kedagi, kes seisaks müüri praos. Et ta ei peaks lihtsalt toore õiglusega tulema ja mõistma kohut teatud asjade üle niiviisi, et see võib olla pehmendatud ja kellegi armastuse, headuse ja palve tõttu see inimene leiab veel üks teine armuaeg. Sest see armuaeg on lõppemas. Sellepärast Jeesus ütles, et viimsel ajal, viimsed päevad saavad olema väga palju nagu Noa päevil, kus inimesed söid, jõid, tegid kommertsi, andsid abielusid ja kuni sellel päevale, kus äkki kõik lõppes. Ja see on väga huvitav asi ka, sellepärast, et siin hoidame kohe korraks ja see ütleb siis 1. Thessalonika ja peatükk 5. Aga aegadest ja tundidest ei ole teile vennad tarvis kirjutada, sest te ise teate selgesti, et issanda päev tuleb nagu varas öösel. Ütleme kõik koos nagu varas öösel. Sellepärast enamus tähendamissõnumis Jeesus rääkis sellest, et me peame olema valvel ja valmis. Sest et see päev ja tund keegi ei tea ja seal on personaalsed olukorda, mis ka inimene ei tea oma elu pikkust. Sellepärast ka seesama peatükk jälle 90 laul, et me mõistaksime aegu, me peaksime ka aega kalliks, sest nagu ütleb Kolosse kirjas ka, sest et päevad on kurjad. Et me kasutaksime ära võimalusi, et meie ise oleksime õigis positsioonis. Ja see ütleb siis niiviisi, kui nad ütlevad, nüüd on rahu ja julgeolek. Kes see nad on? See maailm. Nüüd on rahu. ÜRO ja kõik rahvad ja riigid ühes kontsertis püüavad kätte saada ühte nagu elusiivset asja, mis kuidagi nagu raske, nagu libiseb käest ära ja nagu ei tulegi, aga püüavad seda saada, see asi rahu. Ja see on väga huvitav asi, sest et Jumal laseb humanism õitseda viimsel päeval, enne kui see viimane laks tuleb ja Jeesus tuleb tagasi. Väga hämmastav asi, sa näed, sellepärast, kui see räägib antikristusest ja me võib-olla isegi natukene räägime vaimusfäärist ja asjad, mis toimuvad tänapäeval, et me võiksime mõista, missuguses maailmas me elame, aga et antikristus ise, ta saavutab viivu ajaks, lühikeks ajaks, ta saavutab, mis ta tahtis. Ja see on üks ilm, üks maailm, kus tema sõna maksab. Ja nagu Daniel raamatus ütleb niiviisi, ta muudab seadused. Ja kõik igiaegades paika pandud judeo-kristlikud väärtused, süsteemid tõstab pea peale ja rajab ühe uue mõttelaadi. Uue filosoofia, ideoloogia, mille järgi inimkond peab siis elama. Sellest räägitakse ilmutuse raamatus ja ka Daniel 11. Aga see on hämmastav sellepärast, et kõigis selle juures tema ei võida. Jumal saab oma tahe luua ja teha. Aga see ütleb siis, nüüd on rahu ja julgeolek, tabab neid äkiline hukatus, nõnda nagu lapse, vaev, naise, kes on käima peal ja nad ei pääse mitte pakku. Aga teie vennad ei ole mitte pimeduses, nii et see päev teid saaks haarata kui varas. Jeesus ütles, et me ei tea päeva ega tundi. Isa ainult teab seda. Aga me saame aru erinevatest asjadest, et see aeg on ligi. See ütleb, et te olete ju valguse lapsed ja päevalapsed. Me ei ole mitte öö ega pimeduse lapsed. Halleluja. Siis ärge magage nagu teised, vaid valvakem ja olge kained. Halleluja. Vaata naabri poole, ütles niiviisi, siis valva siis ja ole kaine. Halleluja. Ma arvan, et igaüks tuleb kiriku kaine peaga. Aga kas igaüks valvab või on valvemeelsuses, see on võib-olla nagu rohkem haruldus. Seda on vähem. Ja Jumal tahab meid tuua sellise kohta, kus me elame silmad lahti ja me saame aru, kuhu me oleme minemas ja mida tuleb teha sellel teekonnal, et jõuda sinna, kus me peame jõudma. Kas te olete siin? Kas keegi tahab targaks saada täna? Me räägime lihtsalt maailma tarkusest. Me räägime, mis Jumal ütleb viimsest ajast ja lõpupäevadest.
Halleluuja. Kiitus Jeesusele. See on 1. Peetrus veel, see lõpeb nii, et see ütleb püha rahvas omandrahvaks. Rahvas, et te kuulutaksite tema aulisi tegusid, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelise valguse juurde. Kes muiste olite mitte rahvas, aga nüüd olete Jumala rahvas, kes ei olnud armu saanud, aga nüüd olete armu saanud. Armsad, ma manitsen teid kui võõraid ja majalisi hoiduda lihalikest himudest, mis sõdivad hinge vastu ja elada voorusliku elu paganate keskel, mille pärast nad teist kui kurjategijaist paha räägivad. Teie häid tegusid ühes või nähes annaksid Jumalale austust katsumispäeval. Mis see katsumispäev on? See päev, kus Jumala vägi tuleb ja tegutseb inimestega. Ja seal on mitmed, kes saavad päästetud sinu tublituse pärast ja sinu tunnistuse pärast. Ja tähtsam kui see, mis sa kuulutad inimestele, on, mis su elustiil kuulutab inimestele. Et kas Kristus on kuju saanud meie sees. Halleluuja. Ma annan oma ihud elavaks pühaks ohvriks temale ja see on vastu võetud ohvri. Saad aru, kui Jumal võtab vastu ühe ohvri, ta tuleb oma tulega. Seal tuleb üks kirg, seal tuleb Uue Testamendi kontekstis, seal tuleb üks rõõm ja üks kirg. Ja sellepärast see räägib sellisel viisil, et sellega me saame täis Jumala vaimu. Halleluuja. Kõndides temaga sellisel viisil. Tõsme kõik püsti taas. Halleluuja. Isa, me täname sind, et sa oled teinud meid kuninglikuks preesterkonnaks, et me võiksime tuua sinu aulisi kiidetuvusi sinu ette, tänades ja ülistades sind. Aga nagu Taavet ütles ka niiviisi, et ma teen seda oma vendade ees. Ja nagu Taavet ütles, ma teen seda kõige rahvaste nähes. Isa, me täname sind selle eest, et sa oled andnud meile ühe lootuse, mis paljud oma unistustes ei mõista, kui suur see on. Ja isegi meie avame südame silme, võiks veel näha, veel selgemini, mis on sinu kutsumise lootus. Sinu pärande aurikkus meie sees kui sinu pühad. Sinu ülemääras suur vägi meie suhtes, kes usume. Isa, me ülistame ja täname sind. Sina oled meie isa, kes oled taevas. Pühitsetud olgu sinu nimi ja olgu meie pühitsetud sinu ees. Halleluuja. Sinu riik tulgu, nagu ta on tulnud meie sisse ka, me täname sind selle eest, aga sinu riik tulgu, see mõju tulgu ühiskonda, tulgu selle riiki, kus me elame siin Eestis, tulgu Euroopasse, tulgu erinevatesse riikidesse suuremal määral kui kunagi ennem. Me täname sind, Jeesus, selle eest. Me austame sind, me täname sind. Las su riik tulgu, su tahtmine sündigu. Nagu taevas, toimugu see maa peal, toimugu siis meie elus. Isa, et meie elu ei oleks väärakas sinu silmis, et meie elu oleks kaunis sinu silmis, et meie elu oleks nii, nagu sina oled loonud, et see oleks. Sest et iga elu väljaspoolt sinu tahet on väärakas ja on patt isegi sinu silmis. Isa, me täname sind, las sinu tahe toimugu, sinu tahe teostugu, sinu tahe las see luua meie sees sinu unistus, et me võiksime olla tugevad, et me võiksime olla armastusväärsed, nagu sina oled armastust täis, meiegi tegutseme sinu armastuse vaimus. Sinu vaim elab meie sees, sinu armastus elab meie sees, sinu usk on meie sees, et me toidaksime seda, et me hariksime seda, et see kasvaks jõudsasti meis, et see rahu, mis on sinus, on tulnud ka nüüd meisse. Ja nii palju, kui me hoiame oma silmad sinu peal ja elame sinu ees, nagu tuleb, isa, see rahu hoiab meie südamed, see hoiab meie hinged, see hoiab meie meeli stabiilselt Kristuses Jeesuses. Halleluuja! Ja me täname selle julguse eest. Sina ei ole kunagi kartud ühtegi olukorda ja sa ei taha, et sinu lapsed kardaksid ühtegi olukorda. Me saame julgeda astuda tuleviku poole. Me saame julgeda elada olevikus. Me saame julgeda teha sinu tahet, sest et sina oled see, kes oled meiega. Suurem on see, kes on meie sees, kui see, kes on maailmas. Halleluuja! Tänu sulle, Jeesus! Brendere herre viliasat rokostos. Ja kui see sama vaim, kes äratas Jeesus surnuist, see sama vaim teeb ka meie surelikud ihud elavaks. Läbi selle vaimu, kes elab meid. Me täname sind, et elu tuleb taevast. See purskab meist ülesse ja mõjutab meie liha, meie olemise, meie meelt, meie mälu.
Halleluuja! Kui sa vajad, et Jumal puudutaks su mälu, võta selle vastu praegu. Jumal tahab õnnistada sind. Halleluuja! Ei oleks ükski asja jäetud saatusele. Ükski asja ei oleks jäetud, et see läheb nagu tavaviisi, nagu maailmal läheb see. Isa, me täname sind selle eest, et sinu elu annab ühe uue jõu ja panustab meid, et me võiksime elada, et sinu loomus saaks ehitada meie sees. Tõstame käed veel kord selles paigas, tõstame oma hääled veel kord selles paigas. Me austame sind, Jeesus, me täname sind, Jeesus, me täname sind, Jeesus. Halleluja. Presto hosame lemprembe, se krifrastostes. Lasu loovad mõtteid tulla meile. Anna meile teada, mis on upik tee. Anna meile teada, mis on õige tee. Anna meile teada, mis ei ole mõtet mõelda ja mis on mõtet mõelda. Iga päevases majapidamises, töös, äris, igati. Isa, me täname sind selle eest ja las sinu mõtted pesta välja iga negatiivne asi, mis üritaks meid kaaperdada ja maha tõmmata. Isa, me täname sind, suurem on see, kes on meie sees. Targem on see, kes on meie sees, kui see, kes on maailmas. Isa, me täname sind selle eest. Lasi tarkus siis saada ilmseks, et sina, kes elad meie sees, ei oleks nagu trellide taga, et sinu vägi pääseks välja, mõjutades meid. Halleluuja. Me täname sind, Jeesus. Me täname sind, Jeesus. Me täname sind, Jeesus. Halleluja. Sellise must katt tekkis aastaid tagasi Lõuna-Afrikas. Ja John G. Lake, kes oli väga edukas kindlustuse maakler, agent ja tegelikult kindlustusfirma omanik. Ja see on huvitav sellepärast, et see, kui see Titanic läks alla, tema oli üks nendest USAs, kes sai ühe kutse, et olla selle esimese rännaku peal niiviisi Titanikuga, sest ta oli suursugune mees, ta oli omal ajal 20-tes, 1920-tes, ta oli juba multimiljonär siis, see on natukene, see oleks nagu 100 miljonit tänapäeval. Ja siis ta sai sellise kutse. Ja see kutse peal ütles niiviisi, et Titanic on nii vägev, et isegi Jumal ei saaks selle põhja lasta. Ta sai selle kätte kohkus, et keegi inimene võiks olla nii jultunud ja kuidagi nii äärmuslikult rumal, et sellist asja väljendada ja sellisel viisil. Ja ta saatis ühe kirja tagasi, ütles, et kuulge sellid, et kui ta sellisena kirjeldada seda laeva niiviisi ja pilkad Jumalat sellega ühe suuga niiviisi, et mina küll sellise laeva peale küll ei ole huvitatudki tulema. Ja ta jäi maha ja laev siis läks ja laev läks jäämäe vastu ja hukkus hiigel arv inimesi, nagu oleks see S-Line'i olukord siin. Aga tema siis oli Lõuna-Afrikas ja see oli huvitav asi sellepärast, et see must katk levis ja inimesed hakkasid surema nagu kärbsed igal pool, üks ja teine ja kolmas ja neljas ja tema siis, ta vahepeal andis ennast, et tuttavaks saada jumaliku tervendamisega, sellepärast et tema enda perekonna liikmed, mitmed tulid, mõned surid haigustega ja mõned said veel haigeks, oli mingi katk, kes oli, mis nagu liikus, mitte katk päris, aga mingi haigus. Mäletan, mis see täpselt oli omal ajal niiviisi ja tema perekonna liikmed hävisid ja ta läks otsima ühte Jumala meest, et see seletaks temale ja paluks tema ja perekonna liikmete eest ja kuidas saada terveks ja ta pingsalt õppis selle ala, et kuidas olla terve ja ta siis edasi tema selle vanamehe John Alexander Dowie malli järgida, ta hakkas tegema neid tervenduskoole, mis on nüüd ka tehtud paljudes kohtades läbi maailma taas, on äratatud see asi. Aga tead, mis ta tegi? Musta kakuga surid hästi palju inimese ja tema oli see, kes tuli ja aitas koristada nagu laipu sageli inimesed ja mõned esmalt olid koguse liikmed ja ta tuli selle asja vastu ja see jäi pidama koguduses, aga ta ikka aitas väljaspoolt ja need inimesed seal, ametnikud, ütles, et kuule, kas sa ei karda, et seda viiruset saada enda käe peale, sest et ta paljude kätega nagu pühkis eemale seda vahtu, mis oli täielikult täis
ja ta tegi väljakutse, ta ütles, et teadlastele ja meditsiiniliste teadlastele, ta ütles niiviisi, et teadmis, lähme labori ja pane seda vahtu mu käe peale ja paneme selle mikroskoopi all ja kõik kihises, see oli kõik liikvel, nagu see oli sirkus, mis oli ta käe peal mikromaailmas. Või mitte tema käe peal veel, see oli ühe mingisuguse nagu, klaastaldriku peal nagu ikkagi. Ja siis see kõik liikus. Ja siis ta ütles, et võta seda sama, mis sa just nägid mikroskoopis ja pane selle nüüd mu käe peale. Pane selle nüüd mu käe peale. Ja nad võtsid ja nad panid selle tema käe peale. Ja nüüd panid selle tagasi mikroskoopi alla. Kõik oli surnud. Kõik, mis oli liikvel, oli surnud. Sellepärast, et elu võib tappa surma. Elu jõud on vägevam. Me kardame, tead mis, väike Triinu sai kellegagi kokku, kellel on viirus ja nüüd me mõtleme appekene, nüüd tema saab järgmiseks ja inimene, ema juba võtab aspiriini pudeli välja ja juba hakkab valmistama voodit, sest et väike Triinu satub voodi. Pole isegi sümptomid olemas, aga mille alusel? Tema sai kokku mingisuguse sõbrannaga, kel on mingisugune gripp, mingi asi. Kui meil oleks sama palju usku sellesse, et kui meie saame ise puudutada midagi või kedagi. Halleluuja. Ja saad aru, me kõik kasvame sel teel. John Lake ei jõudnud sinna üleöö ja sina ei jõua sinna üleöö, mina ei jõua sinna üleöö, aga seal on üks tase. Jumal tahab, et me tutvuksime sellega, mis temal on pakkuda, et me võiksime elada üle selle, mismoodi tavainimene sellel planeedil. Sellepärast Paulus ütles, kuule, te käite nagu tavainimesed. Appekene, käite nagu tavainimesed. Mis te viga on? Me ei ole tavainimesed, me oleme omand rahvas. Me kuulume Jumalale. Me oleme tema püha rahvas. Preesterkond, Jumalale. Mitte Vana Testamendi preesterkond, me oleme Uue Testamendi preesterkond. Vanas Testamendis sa ei kujutaks ette niiviisi, et preestrid, kuule, kas sa lähed ohverdama täna? No, ma ei tea. Lohka, nagu kuidagi, ma ei tea, ilm läks ilusaks täna, ma ei tea, ma ei tea, kas päris tahan minna ohverdama täna, ma ei tea, kas ma tahan Jehovat kummardada ja ülistada täna, ma ei tea, päike tuli välja ju. See ikka paneb asjad paika paljudes kohtades. Inimesed kummardavad päike paneb asja paika, kas Jehovat saab kummardatud või mitte. Kas Jeesus saab kummardatud või mitte. Päike paneb asja paika. Päike on nagu kõrgem autoriteet mõnedel inimestel. Aga nad ei oleks niiviisi kuidagi nii suva. Ja, võiks minna ohverdada, aga kuule, high five. Ma ei tea, võib-olla järgmine kord. Seekord tahaks kuidagi nagu midagi paremat teha täna, midagi huvitavat, kuidagi huvitavat. Kuule, saad aru, asi ei ole huvitav sageli sellepärast, et me ei ole päris Jumala osadusse saanud. See, kes päris jõuab Jumala osadusse, oi, sa oled kõige magusamas mõttes sõltuvuses terve su eluks ajaks. Ja ainuke asi, mis võib mõjutada seda, on kui sa väsid ja maailma asjad võtavad võimu kuidagi viisi ja sa unustad, mismoodi see oli. Aga enamus meist, me ei ole isegi päris jõudnud, me oleme ainult võib-olla nii palju jõudnud, kui me võime nii kaugele jõuda, me oleme kuskil maast võib-olla nii kaugele jõudnud, me päriselt ei tea. Saad aru, taevas, nad ei jõua mitte ülistada Jumalat. Sellepärast, et Jumala osadus tuli nii sügavalt alla. Ja kui see toimus seal piiblikoolis, see aasta enne, kui mina läksin sinna, Tõni oli juba seal, ta koges seda. Jumala vägi langes niiviisi ühes toas, kui see klass lõppes niiviisi, et keegi ei suutnud, ei tahtnud ära minna. Jumala vägi oli nii sügavalt nende kohal, nad lihtsalt istusid Jumala osaduses sees, nagu oleks nad taevas. Keegi ei tahtnud, parun ära saada mind klassist välja. Vaheaeg on, aga jääme. Ja igaüks jäi sinna. Lõpuks väljaspood koridoris mõtlesin, et mis siin toimub, et keegi tule siit toast välja. Ja lõpuks nad tegid ukse lahti ja kui nad tegid ukse lahti, Jumala vägi puudutas neid ka ja inimesed langesid näoli. Nad langesid põlvile, nad langesid näoli mööda koridori. Saad aru, 1300 õpilast. See ei ole väike kool. Nad olid, kes näoli, kes hõiskes, kes nuttis, kes parandas meelt, kes lihtsalt mõnules selles.
ja toimus samal ajal. Täpselt sama kellaaeg. See toimus võimlas, mis oli kuskil 400 meetrit eemal, 300 meetrit eemal. Päris nii palju, 250 meetrit eemal. Ja nad mängisid korvi seal ja mängisid pallidega, aga üht äkki Jumala vägi tuli sinna võimlasse. Ja inimesed, kõik need suured tugevad korvpallurid, meeskond, harjutus, mis igas, nad pisarad tulid. Nad langesid põlvile, pallid lihtsalt veeresid minema niiviisi. Kõik lasid pallides lahti ja nad olid näol ja see oli tundide. Keegi, see läks edasi. Keegi ütles, et see on nagu fantaasia. Kuidas? Meie küll ei ole sellist asja nagu tundnud ülistuse ajal, et nagu just nii, et tahaks olla terve ööpäev sellises olukorras. Selles on asi. Me peame maitsma rohkem. Seal on üks Jumal, kes tahab tuua oma osaduse. Ja me tuleme nendele päevadele, kus Jumal tahab nii sügavalt tuua oma osaduse kohale, et asjad hakkavad sündima meie eludes ilma, et keegi isegi paluks. Enne kui sa jõuad paluda, Jumal on juba vastanud, nagu ütleb Jeesaja kiri. Seda ta tahab teha. Halleluuja. Kiitus Jeesusele. See on selline lühike aeg täna, me teeme selle kompaktsemalt. Ammuga enne, kui läheb pimedaks, me oleme, ma arvan, ära läinud. Aga saad aru, me just rääkisime sellisest tunnistusest. Kui Jumal tuleb sellisel viisil, seal tulevad sellised ajad, kus ta tuleb sellisel viisil, sa ei taha ära minna. Sa lihtsalt ei taha ära minna. Ma olen mõned üksikud korrad olnud nii paksus Jumala osaduses üksi isegi, kus sa nagu sa kaotad reaalset arusaama, et sa oled ihu istumas või põlvede peal olemas või üldse nagu, et see on nagu sul ei oleks isegi ihu. Sa oled kuidagi lihtsalt osaduses nii paksult ja see on selline asi, et sa selle rasval võid elada nädalaid, isegi kõige raskemates tingimustes ja kuidagi viisi. See annab sulle jõudu ja energiat ja sul on inspiratsiooni ja sul on tervist ja kõik on lihtsalt, elu on hea, tuju ei jõua hapukski minna. Sest et seal on üks tulemüür ümber sinu. Sa oled nii täidetud püha vaimuga. Sest et see on üks asi, et meil oli üks kogemus ühel ajal, et me saame täidetud püha vaimuga. Jumal tahab, et me oleme pidevalt täis Jumala vaimu. Sellepärast ütleb niiviisi, et pidevalt saage täis vaimu. See sõna kreeka form, grammatika form on, et saagem täis, pidevalt saagem täis. See on nagu continuous form, ma ei tea, kuidas ütelda eesti keeles. Kestev vormis on see. See on mitte lihtsalt üks kogemus. Jumal ei ole selle poolt, et lihtsalt, et sa saad ühe kena särtsukese kätte, aga nüüd sa oled päästud, nüüd rahune maha ja elada tuimalt edasi, nii nagu nähtakse ja nagu oli oma kogemus ja pane selle kuidagi viisi nagu karikas oma riiulele ja ka nüüd kuidagi nagu ole rahul sellega, et sa oled maailmas ja nüüd sa lihtsalt ela edasi tavaviisi. Jumal ei ole selline. Jumal tahab anda ja siis anda ja kui peale, kui ta on andnud ja andnud, siis ta tahab veel anda. Ja siis peale, kui ta on seda teinud, ta tahab veel anda ja siis veel rohkem anda ja anda veel. Ja peale, kui ta on selle teinud, siis ta tahab veel anda. Ja seal ei ole mingit piiri selle, mis ta tahaks sinule teha. Ta lihtsalt muud, kui tahab anda ja teha ja anda ja teha ja anda ja teha. Aga kas me laseme, see on teine asi. Sest ta on teie poolt ja Piibel ütleb, kui Jumal on meie poolt, kes saab meie vastu olla. Halleluuja. Tõusme püsti taas veel kord. Halleluuja. Halleluuja. Isa, me täname sind, et mis iganes meil on kõige rohkem vaja kuulda täna. Et kuigi meil on võib-olla paar tundi siin, circa, et olla sinu sõna ümber ja kui sa tahad, siis rohkem, aga meil on nii palju plaanis. Isa, et las sinu tahe toimuda. Juhi siis meid oma osava vaimuga. Elusta ja tee elavaks oma sõna meile. Ta on juba elav, aga ta oleks meile elav. Et ta kõnetaks meid ja õhutaks ja inspireeriks meid siin täna. Mitte ainult homme, aga täna. Ja me täname sind, et sinu elav ja vägev sõna, mis on võimeline lõhestama vaimu ja hinge, et eristada, mis on mis. Isa, me täname siin praegu ka, et sa tood oma selguse meie südametesse asjade kohta. Et me läheme suurema arusaamaga täna minema, teades,
mida sa oled ütlemas, teades, mida sa oled tegemas. Me kiidame sind nende asjade eest Jeesuse kallil nimel. Jeesuse kallil nimel. Jeesuse kallil nimel. Halleluuja. 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 Las nüüd ainult siis tegutseda meist täna sinu rahva ülesehitamiseks. Et see, mis sa tahad teha ja öelda, toimuks ja seda mööda, kuidas sa tahaks, et see toimuks. Isa, me täname sind Jeesuse nimel. Ja Jumala rahvas ütleb koos. Amen, amen. Natukest aega tagasi olin palves ja tuli 2 kontseptsiooni. Ja ma ei ole selline nagu, kas ma rääkisin sellest? Et osadus ja palve ja protokoll, ma ei rääkinud seda siin vist. Okay. So vahetevahel ma mõtlen, kus ma jagasin mida ja vahetevahel ma ütlen asja teist korda. Ja siis ma ei ole selline nagu just nii, et iga asi peab riimima või see peab tulema täpselt just nii välja. Aga seal oli üks mõte ja see esimene mõte oli see, et kui palju me vajame Jumala osadust. Ja see, mis on vajalik, ta muutub järjest suuremaks vajaduseks, et Jumala osadus elab meie telgis. Halleluuja. Et me ei ole inimesed, kes oleme ilma Jumalata ja elame nagu maailm. Sellepärast, et maailm ilma Jumalata, tal on isegi mõnes mõttes kergem, sellepärast, et kurat ürita midagi tema vastu teha, sellepärast, et ta on juba tiimiliige. Ja kui ta ärritab inimest, see inimene, kui midagi läheb tuksi, see on lihtsalt omad vitsad, oma lollus või oma halb õnn või halb otsus või mis iganes niiviisi, aga kurat eriti ei taha sekkuda sellega, sellepärast, et äkki see inimene hakkab Jumalat otsima oma ahastuses ja seda ta küll ei taha. Seda jätab see inimene rahule. Aga Jumala rahvas, et seal on katsed, seal on asjad, mis tulevad meie vastu ja me ujume tegelikult ühe terve sivilisatsiooni vastu mõnes mõttes, sellepärast, et Piibel ütleb 1. Johannes 5:19, et see terve maailm asub tigeda võimuses. Sa võid vaadata oma Piiblis, ma ei tea, kuidas ta on kirjeldatud eesti keeles, aga see ütleb niiviisi, et see terve maailm. Üks väljend või üks tõlge väljendab niiviisi, et see terve maailm asub tigeda küüsis või tigeda võimuse all. Või tema käes, tema meelevalla all. Tegelikult see ei ole, et ta on maailma või maakera omanik, aga see süsteem ta on ära kaaperdanud peale selle, kui Adam ja Eva oma patu tõttu andsid oma krooni ära. See on huvitav asi, sellepärast, et kurat ei saa nii palju teha, tal ei ole ligipääs, et päris sind kaaperdada või midagi teha, kui me ei anna maad temale. Sellepärast Piibel ütleb niiviisi, ärge andke maad kuratile. Ja ma toon üks selline asi, lihtsalt me uurime mõndagi asja täna, lihtsalt vaimusfäärist, sellepärast, et meil on vaja mõista. Meil on vaja mõista ühte asja ja võib-olla tutvustamiseks veel, et need 3 kontseptsiooni tuli esmalt välja. Üks oli osadus ja see tuli inglise keeles ennem, see tuli presence ja ma sain aru, et see on see Jumala osadus, ta ilmutatud osadus. Ta elab sinu sees, aga ikkagi on tõsi, et kui 2 või 3 on kokku tulnud tema nimel, mitte lihtsalt cappuccino nimel, oled sa siin, aga Jeesuse nimel, siis ta on meie keskel. Mul meeldib üks hea cappuccino sama hästi kui igaüks siin toas. Aga samas, et see eesmärk paneb asja paika väga sageli. Ja see ei tähenda, et sa võid kohvi juua, see ei tähenda, et sa võid niisama rääkida, aga seal on üks osadus, mis tuleb, kui see on Jeesuse nimel sooritatud meie tahe on, et Jumal tuleks meie keskele. Ma mäletan vanasti, kui ma sain päästet, see oli hämmastav asi. Me tulime kokku, me tollel ajal ülistus ei olnud nii nagu huvitav nagu hingeliselt, kui ta on tänapäeval. Tänapäeval see on väga, see on natukene rohkem huvitavam, seal on palju asju, mis on tehtakse ja see on võib-olla nagu see muusika kvaliteet on, ta ei ole nii lihtne, ta on huvitav ja kõik muu, aga kõige selle sees tõeline ülistuse vaim ja tõeline ülistuse süda kaob sageli selle virvar keskel ära. Niiviisi, et sa võid, seal on kärts, seal on mürts
ja mõni inimene, kes üldse ei ole sügavalt tundnud Jumalat ennem kuskil, kogenud kodus, mujal, mis iganes. Tema mõtleb, et see oli võidu täna. Ei, see ei olnud võidmine, see oli selle sabuõhveri nagu tümps, mis läks läbi sinu hinge ja raputas iga raksu sees. See ei olnud võidmine. Oled sa siin? Külmad voolud ja jürinad mööda. Selva, see oli nii kuumasi täna. Well, kas me tahame kuuma asja või kas me tahame kohtuda Jumalaga? Kui me tahame kuuma asja, me võime igasugust asju teha, aga me tahame kohtuda Jumala, sest et Jumal peab tulema meie keskele. Tema peab olema meie fookus. Kui me tuleme kokku, see peab olema selleks, et Jumal ilmub. Et tema tuleb alla ja puudutab meid. Jumal on alustanud väga palju häid töid erinevate inimestes. Ma just mõtlesin ennem, kus Urmet on, sest kui tema kirgab nagu üks selline nagu pirn jõulupuu peal, nagu, ja kui ma ei näe teda, siis kuidagi see on nagu midagi, kus Urmet on nüüd. Aga seal ta on. Ja Jumal on teinud väga sügava, suure asja juba väga lühikeses ajas selle noorme elus. Aeg ei pea olema vaenlane, see võib olla meie sõber. Kui me tõmbame Jumala ligi, ta pöörab aja ja teeb selle aja meie sõbraks. Selle asemel, et aeg põhjustab luupainet ja raskust ja stressi, see aeg on lihtsalt üks asi, mis kaisutab ja hoiab sind ja no problem, me saame asjaga toime, sellepärast Jumal on minuga. Sest kui sa usud Jumalat, Piibel ütleb, et see, kes usub, ta ei kiirusta nagu sellisel viisil, et sa nagu ka ilma peata. Aga Jumal võib ühe väga nobeda töö teha, tänu Jumalale, sa hoia sellest kinni, Urmet, sa oled minust tugevam, aga ma ütlen sulle, nii nagu ma ütlesin Villile tookord ka, ma ütlesin Villile, et tead, kui sa kaotad see tuli, ma võtan oma kauboikad, panen need jalga ja ma löön sulle vastu peppu kõvasti, et sa rahune, sa ei vaju läila kuidagi sellise nagu ei soe ega külm asendisse. Saad aru, Villi võib võtta mu krutist käes kinni, ja võib tõsta mind ja virutada mind vastu seina nagu füüsiliselt. Ta on suurem ja ma arvan, Urmet on minust suurem ka, ta võib seda sama teha. Ma vanasti tõstsin ka, aga mina praegu olen selline rohkem kriips. Vanasti tõstsin, nüüd olen kriips. So, aga ma ütlen viisakamalt. Ma ei tule, ma panen tennised siis. Sa ei ole, ja siis lasen. Aga ei, see on tähtis, sest et see on nagu üks Jumala mees ütleb niiviisi, kui me ei palu ühte tulist palvet iga päev, siis me oleme vaikselt jahtumas. Ja jahtumine on surma eelkäik. Sa ei tohi lasta ennast jahtuda, sa pead õhutama ennast, sa pead võtma selle asja tõsiselt, sest et samad, kui me vaatame see Matteus 25, et need 10 neitsist, saad aru, neitsi ei ole kunagi kasutatud maailma inimesest kirjeldamisest. See kunagi kirjeldab maailma inimest. Neitsi räägib sellest, kes oli vähemalt ta on ikkagi lepingu laps. Ta on koguduse inimene, kes on teinud otsused järgida Jumalat. Aga samas me näeme, et lõpuaja kontekstis jälle lõpuaja kontekstis, mis toimus, oli see, et 5 neist, nad ei võtnud seda asja käsile, et olla täis vaimu. Nad ei võtnud selle asja käsile, et olla valmis Jumala ees. Nad ei võtnud selle asja käsile, et olla see, kes ta peaks olema Jumala ees. Ja siis, kui see keskööaeg tuli, kus isegi parimad neist, nad olid uinunud selles tähendamissõnas. Sina ei pea uinuma. Aga igatahes, aga saad aru, et kui see hüüd tuli, seal on keegi, kes pasundab prohvetlikult, et tuleb nii, tuleb naa, ja tollel ajal oligi ka, et Jeesus on tulemas. Ja selles olukorras niiviisi, et mõned hakkasid siplema niiviisi, et okei, kuhu me läheme, äkki teie ei jätku siis mõlemale. Saad aru, igal ühel on see vastutus, et ise saada selle Jumala käest.
Inimene ei ela ükspänis leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Sa pead, nii nagu sa varustad toitu, sa lähed Selverisse, ostad toidu ja teed selle õhtusöögiks või hommikusöögiks või mis iganes aeg, et sa pead muretsema toiduse ka vaimulikult iga päev. Sööd füüsiliselt 3 korda päeva, aga mõni inimene ei saa sooja toidu üldse. Võib-olla kord nädalas, kui ta ilmub koosolekule. Mõni inimene elab sedasi. Ta nagu ei võta selle asja täiesti. Ja siis ta imestab, mis pärast mõned semud, kellega ta ringi käib ka, kes elavad samamoodi, et 3/4 on juba ära langenud. Sellepärast Piibel ütleb, et viimsel ajal on ära langemise aeg. Mitte igal ühel. Aga see on aeg, kus paljude armastus jaheneb. Aga see ei tähenda, et sinu armastus peab jahenema. See ei tähenda, et sinu elu peab nässu minema. See ei tähenda, et sinul peab asjad halvaks minema. Sinul võib just paremaks minna, sellepärast et raskel ajal on, kus Jumala auhiilgus võib veel eredamalt paista. Ja see on, mis Jumal tahab. Just sinu jaoks. So, ma hakkasin rääkima, me tulime kokku ja sageli lihtsalt panime põlvedele. Kui mõni inimene, see kaasaegne kristlus, ta on mikrolaine kristlus. Me ei viitsi teha asju viisil, kui me saame asja kiiresti ära teha, no, saad aru, me tahame mingisugune Nescafe kristlus. Lihtsalt üks väike labida täis, mingit pläga ja möksi, sa paned selle vee sisse ja ongi kohv, joo ära. Ta ei ole mingi kohv. Kohvifanaatik, ta silmamunad veereks edasi ja tagasi ja tagurpidi ta peas mõeldes, see on kohv, ta ei ole mingi kohv. Aga ta on lihtne, kerge võtta, hea määrida. Nagu margariin, noh? Hea võtta, kerge võtta, hea määrida. No kas määrde omadused panevad paika, mida sa õgid sisse? Appekene, sa võid tavotte panna oma võileiva peale. See määrib veel paremini. Ja ta oleks umbes võrdväärselt tervislik kui margariin. Sest mõlemad ei kao ära su ihust korralikult. See lihtsalt kogub seal vaikselt ja rikub su organismi ära. Plus ta maitse nii, nüüd ma hakkan norima. Inimene harjub igasuguste asjadega, siis ta ei saa aru, et kui või kuidagi selline nagu võõras maitse, nagu mingi keemia. Ei, ta ei ole keemia, see on või. Seda, mis sa oled söönud, on keemia. Valge muutub pimedaks ja pime valguseks. See ei ole toiduseminar siin. Nüüd ma norin tüli päris kenasti. Te saate tomate visata pärast poole. Kus me oleme nüüd? Aga me panime põlvedele sageli. Enne kui me läksime ära, lihtsalt panime põlvedele ja tõstsime käed ja ütleme, isa, me täname sind, et me oleme sinu omad. Ja tead, mis, kui sa annad oma süda ülistada, päris annad oma, ja eriti sellises kontekstis on vaata veel magusam, sellepärast, et 100% need, kes on seal, on sellepärast siin või selleks seal. Vaata veel koosolekul, mõni nätsutab, mõni vaatab, mõned aju on põrstis või auto 24 või kokaraamatus ei tea kuhu, on see aju kuidagi nagu välja puhkusele läinud vahepeal. Ihu tõstab käed, aga aju on läinud. Jumal tahab, et me anname oma vaim hingi ihu, me teenime teda kõige omast südamest väest ja nii edasi. Amen. Aga vaata vahel, Jumala osadus lihtsalt langes. Ja vaata vahel, sa ei taha liikuda, sa ei taha isegi asendet muuta, sest see on nii magusaks muutunud. Ja me peame taas õppima see, ei taha nimetada seda kunstiks appekene, aga samas me peame õppima taas, mis see tähendab, on, et ligineda Jumalale, et astuda temale ligi. Amen. Aga Jumala osadus, number 1. Ei ole elus ühtegi tähtsamat asja kui Jumala elav osadus. See on tipp. Ja 2 tuli välja palve, sest et sageli sa võid teada, mis sul on vaja teha, aga kui sa ei palveta, mõni asi kuidagi ei lähe nagu peab. Piibel ütleb, teil ei ole, sest ei ole palunud. Või kui te palute, siis te palute luhta, sellepärast, et motiivid on ekslenud. Ja see on huvitav asi, sellepärast, et seal on, ja see toob esile 3. punkt, ja see 3. punkt
see kontseptsioon kukkus mulle südamesse, ma ütlesin, et issand, kuidagi viisi, see esimene on presence, teine on prayer, kuidagi viisi, see oleks nii kena, kui see kolmas punkt, sest ma sain aru, et siin tuleb mingisugune, ma sain aru, et ma pean sellest jutlustama järgmine USA-reis ja Jumal siis ütles, et see ongi tegelikult esimene asi, mis sa kirjutad, mitte need teised asjad, mis mul on nagu 15 raamatut kõik pooleli. Tegelikult see on, ma ei liialda, see on tegelikult üle 20. Ja ometigi ma ütlesin, et see oleks nii kena, kui oleks see kolmas asi ka põhtähega, sest et kuidagi, see tuli kuidagi teist taade välja, aga siis äkki tuli see sõna. Lihtsalt nii päev, kui ma palusin seda, see tuli nagu sähvas mu sees protokoll. Sest et seal on üks viis, kuidas astuda Jumala ette, kuidas paluda, kuidas ülistada, kuidas elada oma elu Jumala ees. Ja see südame asend, millega sa elad Jumala ees, see paneb kõik paika. Ja seal on palju asju. Protokoll, see võib sisaldada hästi erinevaid asju, see ei ole meie teema isegi täna. Aga me läheme edasi. Jumal tahab, et me oleksime rahvas, me tunneksime, mis pidi on üles, et me ei eksi. Aga nüüd, alustame võib-olla natukene teises kohas. Nüüd lähme ühe asja juurde. Ja jälle ma palusin selle koosoleku eest ja kuidagi huvitaval viisil. Jumal hakkas lihtsalt ma tantsisin vaimus. Ja niipea, kui ma lõpetasin tantsimisi ja kuulutasin mõni asi välja, niipea kohe tuli üks mõte, mis võib-olla aitab mõningaid siin. See aitas mind isegi ühes personaalses situatsioonis. Aga see mõte on, ma üritan selle mõtte välja saada, sest vaata vahel lihtsalt üks mõte kukub ja see ei ole nagu dikteeritud. Aga asjad kas kiiluvad, vajuvad kinni vaimselt ennem, kui nad vajuvad ja kiiluvad kinni väljaspoolt. Ja samamoodi ka asjad, mis tulevad esile Jumala poolt, see asi algab ühe vabadusega, algab ühe asjaga, mis saavutatakse seespidiselt ja siis see ilmneb. Nüüd, võib-olla üks näide. Vaatame korraks Markus 11 peatükk. Ja kui me mõistaksime seda asja, siis sa enam ei pane tähele, mismoodi sinu tuju on. Nagu Smith Wigglesworth vanasti ütles niiviisi, ma kunagi ei küsi Smith Wigglesworthi käest, mismoodi sa tunned ennast täna? Ma käsin vaid Smith Wigglesworthile, mismoodi tema peaks tundma täna. Oled sa siin? Sest tegelikult tuju on väga palju otsus. Ja tead, mis tuju väga sageli on? Kui inimene on tujukas, see on, et midagi ei lähe tema meelt mööda. Ja nüüd ta hakkab kuidagi, kes hakkab viiulit, mitte päris viiul, aga nagu oleks viiuli saatel, see kuidagi nagu ta tahab, et kõik nutavad kaasa. See vana sõna inglise keeles misery loves company. Ma ei tea, kuidas see on eesti keeles, on seal peab olema mingi analoogne mingi. Ei tea? No, kui sinul lähevad asjad kõik sassi, siis kui sa leiad, et naabril läheb kõik sassi ka, siis halleluja, mina pole nii halb. Ja see kuidagi nagu juba läheb kohe kergemaks, sest et see kuidagi nagu asi on ikkagi tasa. Ja nagu see on väga inimlik seda teha. Aga siin on huvitav asi sellepärast, et isegi see tuju, sageli me laseme ja talume teatud laadi tujusid kallale ja see ei ole muud midagi kui uskmatus, sellepärast, et sa käitud või oled meelitatud vastu võtma üks hoiak või üks areen, mille sees aju ujub või on, mis oleks kuidagi kirjeldatud sellega, et asjad lähevad jamasti. Sa ei saanud, see asi, vaata, ikka sul on see võld või ikka on see tervise asi ja sa ei saa ennast panna Jumala moodi pildi sisse, mis ta juba oma sõnas on kuulutanud ja juba tegelikult sa palusidki seda. Ja kui sa usud Jumalat, siis loomulikult Piibel ütleb, et see on see julge avameelsus, mis me oleme tema ees, kui me palume midagi tema tahtmist, me ta kuuleb meid ja kui ta kuuleb meid, siis me teame, et meil on käes. Aga kui me jonnime, me käitume nagu Jumal ei oleks kuulnud. Oled siin? So vaata vahelt, sellised asjad võivad jamada meiga, aga vaatame siis Markus 11. Halleluja.
kes ütleb siis nii, Salm 14, ja Jeesus hakkas kõnelema ning ütles, ärgu iialgi enam sinust ükski vilja söögu, ja tema jüngrid kuulsid seda. Tegelikult Salm 12 oleks pidanud saada lugema. Ja kui nad teisel päeval Betaaniast väljusid, oli tal nälg. Ja nähes kaugelt viigipuu lehis, läks ta vaatama, kas ta sellelt midagi leiab. Aga sinna juurde jõudes ei leidnud ta midagi muud kui ainult lehti, sest ei olnud veel viigimarja aeg. Ja Jeesus hakkas kõnelema ning ütles, ärgu iialgi enam sinust ükski vilja söögu. Ja tema jüngrid kuulsid seda. Nüüd ma kujutan ette, et mõned rohelised saavad sellest tekstist kätte ja nad võivad igast moodi kirjeldada Jeesus, et ta oli selline kannatamatu ja tõepoolest tüüpiline mees ka, et kõhu kaudu nagu tead, kui kõht on tühi, siis meel on paha ja mis iganes, et mis pärast ta needes selle väikse vaese viigipuu, eks ole. Aga tegelikult, sest et ta teadis, et see oli ainult viigipuu aeg, või see ei olnud viigipuu aeg, see oli lihtsalt lehed seal, aga ta tegi selle õppetunniks jüngritele. See oli ainuke põhjus. Seal ei olnud mingit muud põhjust. Ja siis ütleb niiviisi, Salm 20 ja vara hommikul nägid teda mööda minnes viigipuu juurene ära kuivanud. Kreeka keeles tegelikult isegi väljendab seda asja niiviisi, et juurtest on see viigipuu siis kuivanud. Nüüd, see on huvitav sellepärast, et siis Peetrusele tuli meelde issanda sõna ning ta ütles, Rabbi, vaata, viigipuu, mille sa needsid, on ära kuivanud. Sa mõtled, et tead, lõpp asi, huvitav asi, et sa just ütlesid seda eile ja vaata, viigipuu on juba kuidagi omadega nagu õhtul, et vau, see on päris kehvt. Ja Jeesus vastas ja ütles niiviisi, et olgu teil usku Jumalasse. Olgu teil usku Jumalasse. Ja kui sa mõtled seda väga nagu üks analüütik, sa mõtled, what? Come on, olgu teil usku Jumalasse? Okei, mis seoses, kuidas need mõtted omavahel on seotud? Aga need on seotud sellega, et üks inimene, kes usub Jumalasse, ta kuulutab asjadele. Jeesus kuulutas merele, ta kuulutas puudele, ta järgmises kontekstis ta rääkis isegi mägedest, aga ta kuulutas haigustele, ta kuulutas igasugustele asjadele. Seal on võib-olla, ma mäletan viimase 15 aasta jooksul, ma lendan hästi palju, ma olen selline kuldtaseme SAS, nagu see püsiklient neil ja lendan päris palju iga aasta. Ja ma ei tea, kui palju kui mitu tuhat, see kuskil on see 50-60 tuhat, 100 000 kilomeetrit siis. Ja see on huvitav asi, et kui sa lendad, seal ikka parakult satud sellise kohta, kus tuleb turbulence. Ma ei tea, see turbulence on eesti keeles. Turbulence, vaata kui kihv sõna. Et igatahes ja huvitav asi, et see võib päris jamaste minna. See võib nii jamaste minna, et kõik stewardessid, kõik nende toit ja joogid kõik kukuvad põrandale ja see on üks igavene kino seal ja kes sai kohvi kaela ja kes sai kokasülle ja mis igas, kõik asjad, kõik kino, action toimub, eks. Ja kelle süda paha ja kes hakkab oksendama ja nii edasi ja vaatevahel sa sõidad ja see nagu kukub. Lennuk nagu kukub, ei tea, kui mitu meetrit ta kukub, aga see on nagu su kõht läheb läbi su kurgu ja kuidagi ta on lae küljes juba omadega. Ja see oli selline tunne ja kõik on võimalik. Ja see on huvitav asi, aga ma mäletan, seal on aastate jooksul, et seal on korduvalt. Nii palju, et ma pean tõsiselt mõtlema, et millal see ei oleks toimunud. Aga mul kogu aeg meenub, alguses saadik meenus see, et Jeesus, kuidas ta vaigistas tormi. Ta ütles, et jäägu vait. Ma ütlesin, et okei, hea küll, et ma ei ole paatis, ma olen lennukis. Aga see sama põhimõte peaks toimuma. Ja ma hakkasin seda tegema, hakkasin seda kasutama ja võib-olla esimesed korrad see võib-olla ei olnud nagu väga karjuvalt näha, aga nagu üks hästi kohene nagu muudatus, aga isegi siis, nagu ma mäletan võib-olla ainult kord, kus see oleks siis hullemaks läinud ja jäänud hullemaks. Sest sageli kapten ütleb niiviisi, et järgmine 30 minutit või rohkem, et me oleme sellise turbulentsi sees ja pole midagi teha, et lihtsalt turvaväed peale ja nii edasi ja lihtsalt, et vaadake filmi. Ja siis, aga see on huvitav sellepärast, et hakkasin siis niiviisi tegema ja lihtsalt kuulutama sellele õhule ja atmosfäärile niiviisi.
ja turbulentsile, et vait or quiet, be still, kuidas on eesti keeles kirjeldatud. Ja seda tavaliselt ma teen seda inglise keeles, see on kergem teha kõik inglise keeles. Sellepärast üllatas mind esimene kord, kui Jumal andis mulle profeteeringu, ma olin kõikides kohtades, ma olin Jeruusalemmas. Ja mitte, et sa ei või kuulda Jumalat mujal, aga juhtus olema. Ja see oli võib-olla nagu kontekstis võib-olla tähtis, aga see oli üks päris huvitav läbielamus, mis mul oli. Esimene kord Jumala vaimus säärasel viisil ja see on nagu eluaeg olnud nagu üks täitsa nagu üks selline väga suur sündmus. Aga ma olin šokis, kui ta ütles, et võta oma pastaka ja hakka kirjutama. Ja siis ta hakkas rääkima eesti keeles. Mõtlesin, et wow, see oli küll üllatus, see küll tähendab, et see on Jumal, ma ei oleks elu sees. No eriti siis ma ei osanud vaevalt rohkem kui et anna mulle suhkurt või kas ei ole rohkem liha järgi või nagu umbes selline köögikeel. Eks ju, ja siis, aga kuidas ma satun selle peale? So seal turbulents ja lihtsalt kuulutad olukorrale niiviisi ja siis ütleme nagu enamus aegadel niiviisi läheb, mis see läheb, võib-olla mõnikord ainult mõni üksik sekund, 5 sekundit, mõnikord 15 sekundit, mõnikord läheb isegi 20, aga see kaob ära ja ma ütlesin, et wow, see küll on hea. Ma ei tee seda valjusti, sest et sa ei taha terve kabiini nagu silmad on su poole, et missugune nagu see ikka tunneme kohmakad natukene, sa ütled, et Jeesuse nimel. So, igatahes, aga see toimib. Sa peab vali olema, et Jumal kuulaks sind. Või et tuuled kuulaksid sind. Nad kuulevad sind läbi akna. Aken ei olnud lahti. Aga need asjad toimivad, kiitus Jumalale. Aga Jeesus ütles, et olgu teil usku Jumalasse. Nüüd, see on huvitav asi sellepärast, et negatiivses mõttes ka. Toome üks võib-olla teine asi. Piibel räägib konkreetselt, et seal on üks mees, kes on antikristus, kes tuleb ilmale. Ja ma lähen natukene teist rada. Kas on okei minna natukene teist rada? Täna me oleme jaganud igasugust apostlikku ja tervenemist ja igasugust asja. Kas me võime natukene teisiti minna täna? So kiitus Jeesusele. Aga see on huvitav asi sellepärast, et see antikristus võib-olla füüsiliselt ei ole ilmunud oma kohale veel. Aga Piibel ütleb juba siis sellel ajal, juba Johannese ajal, kus ta kirjutas selle. See oli kuskil võib-olla üks hilisemaid asju, mis sai kirjutatud tollel ajal, aga esimeses sajandis ikkagi. Ja ta ütles niiviisi, aga antikristuse vaim ikka on tegev ja tegutseb. Mis on huvitav, enne kui see isik tuleb esile, seal midagi on vaimus juba käärimas. Ja seal on iseloomujooned, mis tahaksid esile tulla. Ma tahan korraks vaadata mõnda asja, sellepärast, et see on meile kasulik. Igaüks, kes tunneb mind, teab, et ma eriti teemonitest ja korratest palju ei räägi. Ja siis, ja ma tavaliselt aga see on huvitav sellepärast, et ikkagi Piibel oma jagu räägib nendest asjadest. Ja mitte sellepärast, et Piibel oleks nii negatiivne või midagi muud. Mõni inimene lihtsalt kardab tõde, ta kardab teatud teemasid või mis iganes. Ja me peame mõistma mõndagi asja niiviisi, mis toimub vaimusfääris, et me mõistaksime ühiskonda, et me mõistaksime need päevad, mille keskel me leiame ennast. Nüüd, vaadake, võib-olla lähme sinna algul. Efeslaste 6, sest see on nii väga konkreetne koht, kus me sageli, kui me räägime, siis tuleb siit, aga ma tahan mõni teine asi ka esile tuua täna. Halleluuja. Jumal tahab, et sa oled tugev, et sa oled valmis. Sageli, kui me ei mõista vaimusfääri, sest et kui kõik õpetus ja jutt tiileb selle ümber, et kuidas käituda koguduse siseselt või kuidas isegi peresuhted ja see on kõik väga-väga vajalik. Ust tuleb kuuldus Jumala sõnast, inspiratsioon tuleb sedasi ka. Aga ikkagi seal on asju, mis Piibel räägib, et me mõistaksime ja sageli inimeste palveelud on üks suurim kannataja, kui me ei mõista need tõdesid. Aga kui me mõistame vaimusfääri, siis palveelu ja selle käivitamine ja selle tõsiseks võtmine on enesesmõistetav automaatne reaktsioon sellele, mis sa kuulad. Ja lähme korraks ja
siis Efeslaste 6. peatükk. See ütleb siis nii, et salm 10, ja seda me oleme võib-olla ajapikku, me oleme natukene rohkem lugenud sellest kirjaosast, ja mitte valesti ka, sellepärast, et see on ikkagi üks väga, väga tähtis ja väga, väga selge asi. Ja kellel selge, kellel mitte. Kui siin on huvitav asi, üks põhjus, miks pärast me peame hoidma ennast täis vaimu, on, et see niisutab ja teeb pehmeks su süda. Ja pehme süda võtab vastu ilmutust, nii nagu küntud maa võtab vastu vihma. Kui inimese süda ei ole pehme, siis kõige paremad jutlused lihtsalt lähevad nagu suurest osast läheb nagu vesi nagu pardi selga mööda lihtsalt veereb minema. Teine su kõrval saab väga õnnistatud ja sina kuidagi viisi, et sa mõtte valgub laiali ja jälle kuidagi pool jutlust ei kuulnud, sellepärast, et see oli kuskil teisel teemal lihtsalt unede maal seal kuskil ja see võib kergesti, aga su pehme süda on su kõige suurem aare, sellepärast ütleb niiviisi õpetussõnad 4, et kaitske oma vaimu, oma südant enam kui kõike muud, mis tuleb hoida. Sest et sellest lähtuvad eluallikad ja ongi niiviisi. Kui süda läheb kõvaks, siis kraanid kinni. Taevas, see on raske sind kätte saada, kuratel on kerge sind kätte saada, sest niikuinii ta kõnetab sind läbi sinu emotsioonide ja surub asjadega kaela ja siis sa tegelikult muutud vaikselt tema orjaks, kui süda läheb kõvaks. Sellepärast on nii tähtis, et hoida pehme süda. Sellepärast Jeesus ütles ka niiviisi, kas te ikka veel ei näe, kas teie südamed on alles nii kõvad. See on väga tähtis. Salm 10, lõppeks mu vennad, saage vägevaks issandas ja ta tugevuse jõus. Nüüd ta rääkis seda Filippi või Efeslaste kogudustele, nad olid kõige küpsem kogudus tolleaegses maailmas. Ma ei tea, kas seal nad olid veel, nad olid kasvamas, aga võib-olla kui nad said sellist toitu, et nad saidki tugevaks. Kui ilmutusraamat kirjutati juba 90 peale Kristust, et siis oli see Efeslaste kogudus oli kõige võimsam kogudus üldse olemas tolleaegses maailmas. Ja nad olid päris suureks kasvanud ja mõjutanud hästi palju teised gruppe ja tegelikult töö läks laiale päris hästi. Nüüd, see ütleb, saage vägevaks issandas ja ta tugevuse jõus. Varustage endid kogu Jumala sõjavarustusega, et te suudaksite seista kuradi kavalate rünnakute vastu. Siin see ütleb, et te suudaksite seista. Ütleme kõik koos, et me suudaksime seisma. Või seista. Et te suudaksite seista kuradi kavalate rünnakute vastu. Nüüd, see näitab, et kurat ründab igat ühte. See näitab ka, et tema rünnakud on kavalad. Kaval, saad aru, ma ei tea, kas sa saad aru, kes ta oli, enne kui ta langes. Ja see ei ole võib-olla, see natukene läheb käest ära, meil oleks rohkem aega, me saaksime käsitleda seda, et vaadata Ezekieli 28 ja Jeesaja 14 ja vaadata täpselt, kust ta tuli. Aga tema oli üks tippkaitseingel. Tasemel nagu Gabriel, tasemel nagu Mikael. Üks kõrgingel. Ja tal oli hästi palju inglid tema all. Kui tema tõstis mäss, olles alles Lucifer. See sõna Lucifer oli väga huvitav asi ka, sellepärast, et see sõna Lucifer, isegi see sõna luce ladina keeles, see tähendab valgus. Ta oli see hiilgav ühe sõnaga. See oli, mis see nimi tähendab. Ja siis tema ta käsitles ka muusikat taevas. Ja ta võtab selle väga personaalselt ja ta ei taha, et Jumala rahvas ja Jumala inimesed võtavad kuidagi muusika enda haldusesse ja teevad midagi tähendusrikat sellega ise. Ta tahab ise kontrollida seda asja. Tsivilisatsioonid on mõjutatud väga palju läbi muusika ka. Isegi Platon, või see oli see, Platon oli, kes ütleb, ma ütlesin, äkki see oli Aristotle, aga Platon ise ütles niiviisi, kui sa tahad ühiskonna kontrollida, sa pead muusikat kontrollima. See oli tema väljend. See raamat, mis ta kirjutas The Republic. Nüüd, see on huvitav, sellepärast ta ise väljendab seda asja niiviisi, kui me vaatame isegi 60-tes, 70-tes, üks terve tsivilisatsioon kaasaegses maailmas sai kaaperdatud tegelikult läbi ühe väga mässumeelse laine, mis tuli läbi rockmuusika. Ja noorsoo muutus niivõrd kiiresti, et see on nagu šokk täitsa. Patt on kogu aeg olnud, mäss on kogu aeg olnud,
õigsus ja see kompott, et hea ja halb, see on kogu aeg olnud, aga asi läks kuidagi nii veidreks, nii ruttu läbi teatud agendid, kes kuulutasid igasuguseid võõraid religioone ja uimasteid ja erinevad nii nagu mõned ütlevad lihtsalt sex, drugs and rock and roll. See oli illegaalne seks, see oli narkoasjad ja rock. Ja see muutus nagu lipulauluks paljudele noortele, niiviisi see terve kontseptsioon ja tiirles selle ümber. Aga see on huvitav asi sellepärast, et ta on ise käsitlenud, ta on olnud sellises positsioonis, nii kõrgel taevas, et ta päris arvas. Nüüd inimene, enne kui ma ütlen, mis ta päris arvas, inimene, kes arvab, et ta saab mässu tõmmata taevas ja kuidagi edukalt selle nagu teha ja saavutada. Ta on kas täiesti nagu delusional, mis on delusional, see on jälle selline meditsiiniline sõna, sageli. Meelte segaduses. Või ta on lihtsalt nii täis ennast, et ta päris arvab. Igatahes on sama asi. Aga ta päris arvas. Ja mitte ainult tema päris arvas, et ta üksi päini oleks seda sooritanud ise, üritanud seda asja teha niiviisi. 3 inglid taevas oli tema piisavalt kontrolli manipulatsioon, mis iganes viisid nad olid tema all piisavalt, et nad läksid kaasa. Ja sellest on tulnud langenud inglid ja teemonid. See on hämmastav. See oli esimene sõda. Ja kui see toimus, sellepärast Jeesus ütles niiviisi Luka evangeeliumis, või Matteuse evangeeliumis, või Luka oligi, Luka 10, et nagu välk ma nägin saatan langevat taevast. See oleks olnud üks paras moment, kus see laks käis ja saatani kogu 3, 100 miljardid inglid ja 3, paras jõuk. 3 said välja heidetud taevast murdsekundiga, sest et keegi ei ole Jumalale vastand. Is that the right word? Vastand? Vastane. Ja asi läks niiviisi ja ta langes. Aga ta langes omades nüüd väänatult ja nüüd kõver, aga üks intelligentsus, mille võrdväärne ei ole terve tsivilisatsioon kokku pandud. Inimene ei ole mingi vastane temale ilma Jumalata. Aga Jumalaga tema ei saa midagi meie vastu teha, sellepärast et meil on üks tarkus, mis ületab, mis temal on, ja meil on üks kaitse, mis ületab, mis tema suudab murda. Aga me peame aru saama, et seal on üks vastane. Seal ei ole asjata need asjad Piiblis, kus Paulus kirjeldas mitte ainult selles kohas ka mujal. Isegi Johannes, mis ütles, et terve maailm asub tegeda võimuses. Me peame aru saama, sellepärast asjad on sassis siin, seal, sellepärast. Ja inimesed küsivad omast arust väga rasket küsimus, mis, kui Jumal on olemas, mille pärast. Inimesed küsivad, kui Jumal on olemas, mis pärast inimesed on nälgas suremas Indias ja mis pärast Venemaal ei ole põid jälle midagi. Mis pärast asjad on sassis, mis pärast on see nii ja mis pärast on need avariid siin. See on väga-väga lihtne vastata. See on äärmuslikult lihtne vastata. Ta ei ole meeldiv vastata, aga ta on lihtne vastata. Ja vastus on, et sellepärast, et see maailm ei ole õiglane ja see asub selle maailma Jumal. Maailma süsteemi Jumal. See ütleb, et see on saatan. Kui see ütleb 1. Johannes 5:19, see terve maailm asub tigeda võimuses. See on üks kirjakoht. Hoia oma näpp siin korraks ja vaatad siis minuga koos 2. Korintlaste kiri. 2. Korintlaste 4. peatükk. Halleluuja. 2. Korintlaste 4. peatükk. Salm 3. Kui nüüd ka meie evangeelium on kinni kaetud, siis on see kinni kaetud nende eest, kes hukka lähevad. Väga huvitav. Võiksime selle juures jagada tükk aega, aga see ei ole nii täpselt meie teema. Kui nüüd ka meie evangeelium on kinni kaetud, siis on kinni kaetud nende eest, kes hukka lähevad, kellede uskmatud meeled.
Nüüd märka, kellel on uskmatud meeled, neid on kerge nööritada või nöörida. Nemad on need, kes jäävad ohvriteks. Me näeme hiljem, et seal on üks teine klass, kui ma loodan, me jõuame sinna ka. Teine Thessalonika, esimene peatükk ütleb, et need, kes ei armasta tõde, jäävad vahele. Teine peatükk, teine Thessalonika. Et need, kes ei armasta tõde, nad saavad petetud antikristuse poolt. See on ohtlik, see on surmavalt ohtlik, et mitte armastada tõde. Piibel ütleb, et osta tõde ja ära müü selle maha. Tähendab ühesõnaga, et las su elussuund on muudkui koguda seda. Et sa ei ole hõivatud sellega, kuidas lihtsalt õpetada teisi, aga vaid sa armastad tõde, et sa võtad selle ja kasvad sellel ja kasvad. See tõde on see, mis on ankruks sinule. Ja see tagab, et sa ei ole petetud viimsel ajal, kus Jeesuse enda sõnade alusel ta ütleb, Jeesus, tema käest küsita niiviisi, et mis on viimse aja sündmused ja esimene asi Jeesus suust oli, ära lase kedagi sind petta. Ja me koheselt näeme, et kurat on see, kes on petnud rahvaid ja rahvusid, petnud maailmasüsteemi, petnud maailma, see on korduvaid. Siis ütleb niiviisi, et ta on võlunud maailma. Ta on petnud. Aga me näeme siin ja uurides natukene lähemalt, mitte väga pinnapealselt, me saame aru, et seal on mõned võtmekontseptsioonid, mis näitavad, kes jääb alla ja kes elab üle. Ja vaat siin on üks selline asi, see ütleb niiviisi, Salm 4 jälle, kellede uskmatud meeled. Ära lase sul endal olla uskmatu meel. Kui sina kaldud olema uskmatu, ükskõik, see võib olla kõige elementaarne asi, see võib olla sinu enda pereseisus, see võib olla selle maja seisus. Saad aru, õige elab oma usust ja usk on üks veendumus, kindlalt veendumus selle kohta, mis ta veel ei näe. Kui ta elab sellega, siis järelikult Jumal tahab, kui usk meeldib Jumalale, siis usk on selline asi, mis sa kasutad kogu aeg, iga päev. See tähendab, seal on palju asju, mis sa veel ei näe. Mis Jumal ootab ja nõuab, et sa võtaks vastu. Sest õige elab oma usust ja usk on kindel veendumus, mis asjade kohta, mis sa veel ei näe. So ära ole nii ja liiga oma silmade küljes, et sa ei lase oma südant juhtida sind tähtsamates asjades. Väga tähtis, hiigeltähtis, hiigeltähtsus selles. Nüüd, see läheb edasi. Jälle, kelle uskmatud meeled selle sinase maailma Jumal, selle sinase maailma Jumal, huvitav. Ta ei ole maailma omanik, aga ta on selle maailma süsteemi pealik. Sellepärast Jeesus ütles, ja me võib-olla sa võid kirjutada need üles, ise vaadata hiljem, aga Johannes 8:44, ta ütles fariseeridele, kujutad ette, tolleaegsed preestrid omal ajal esitasid paljude inimeste silmis usuteadus. Fariseerid, kes siis veel, kui nemad ei tea, kes siis teab. Ja nad on nii ilusasti riides ka, nii kuidagi nooblid kõnnivad ringi oma pingviini riietusega. Tähendab pikk selline talar. Igatahes. So, tarkus ei seisne riietuses. Tarkus on südamest. Ja see on huvitav asi, sellepärast, et Jeesus ütles fariseeridele, et te olete oma isast kuratist. Ja kui need fariseeridel oleks proteesid olnud tollel aegses maailmas, nad oleks neelanud kohe kurku. Mis asja? Meie oleme omast isast. Kurat, ja te ise väljendad siis, et meil pole teist isad kui Abraham, saad aru? Jeesus ütles. Jeesus vaidles nende. See ei ole vale vaielda vahetevahel. Vahetevahel vaidlus on hea. Vaidlus paneb inimene mõtlema. Küsimused panevad inimesed mõtlema. Ta ei saa lihtsalt instinktselt by rote, how do you say by rote, just reageerida mingile asja, mis sa ütled niiviisi. Kui sa küsid, ta peab vähemalt pausi sisse võtma piisavalt kaua, et mõelda, et okei, küsite minu käest midagi, ma pean nüüd mõtlema. Ütleme kõik kuldne tähtis sõna, mõtlema. Paljud inimesed maailmas, nad ei mõtle. Nad on propaganda ära seebitatud, lihtsalt täielikult nahk üle kõrvade ja lihtsalt mis iganes kulutatakse
mis iganes maailma propagandajaam kuulutab, nad on lihtsalt alati valmis, siin ma olen, ja mõte nagu ei liigu. Seal võib olla väga targad inimesed intellektuaalselt, aga nad ikkagi ei mõtle. Nad mõtlevad asjade kohta, mis huvitavad neid, aga tähtsamad asjad, mis võib päästa nende hinge ja päästa nende perekonna, nende asjade peal nad ei mõtle. Nüüd, Jeesus ütles fariseeridele, te olete oma isast kuratist. Ja Jeesus siis vastas tagasi, ta ütles niiviisi ka, et kui te olete oma isa, kui Abraham oleks teie isa, siis teie teeks Abrahami tegusid ja Abraham küll ei oleks mind tapnud, ei oleks tahtnud mind tappa. Nüüd, lähme korraks edasi veel. Halleluuja. Nüüd, Efesoste 6 ütleb niiviisi, sest meil ei ole maadlemist vere ja lihaga. Iga abielupaar mõtleb, et seal on just, kus mu madin toimub. See on vere ja lihaga. See on, kus mu probleem on aktuaalne. See päris pilt on, minu probleem on mu kaasa. Ja kaasa ütleb samamoodi, minu probleem on minu kaasa. Ja mõlemad näevad üksteisest mööda niiviisi. Kas sa oled kunagi olnud sellises olukorras inimesega? Ja kui te olete abielnud, siis te võite vastata. See ei ole võib-olla nagu sama, ta ei või sama mängiks minna. Võib-olla antud juhul võib-olla toanaabriga, kui sul on üks toanaabri võib-olla. Kas sa oled kunagi olnud sellises situatsioonis, lähed heas tujus magama, ärkad kuidagi, tuju on nagu veider. Sa ei läinud magama sedasi, aga tuju on nagu veider, midagi. Ja niipea, kui sa hakkad rääkima teisega, et kuidagi viisi, et iga asi läheb, et tema sai sust kohe valesti aru, kas või vastupidiselt aru. Ja see tekkis pahandus. Ja mis tema ütles, sina mõtled, kuidas sa said niiviisi, ja sina said temast valesti aru, ja see kuidagi läheb risti-rästi niiviisi, ja keegi saab kumbagast aru, ja enne kui sa tead, keegi ei taha rääkida enam, keegi ei taha isegi paluda, sellepärast, et nüüd tuju on nii hapuks läinud. Kas keegi on kunagi seal olnud? Kes see ausad inimesed on siin? Kui sa oled abielus, siis su käsi peab olema püstis, muidu sa ei ole abielus olnud rohkem kui ainult 24 tundi. Sest seda see elu läheb. Aga saad aru, et su probleem tegelikult ei olegi see, seal on vaimusfääris asjad, mis üritavad selle kõik kihva ajada. Et inimesed lihtsalt ei näe silmast silma, midagi on kuidagi veider ja see võib üha veidremaks minna isegi. Mida rohkem seletad, see asi läheb nagu veel veidremaks. Ma ütlen, appikene, I can't believe I'm seeing this with my own eyes. Ma ütlen, appikene, ma ei usu, et see on päriselt toimumas. Et sellest väiksest jutust on see täis puhutud jama ja kuidas? Ja siis sellises situatsioonis see võib nii kuum olla juba ka, et keegi ei taha isegi öelda, võtame meelevald üle kurati. Ja siis see teine ütleb, ma näitan sulle, kes... see läheb nii teravaks ja see on nagu, peaaegu ei saa muud midagi teha, kui sa lähed toast välja, mõlemad võib-olla tee samamoodi ja võtab meelevald üle selle asja, siis tuled tagasi ja kuidagi viisi asi võib normaalseks minna ja siis võib-olla 20 minuti pärast sa oled naeratamas koos jälle. Aga asjad võivad sedasi minna. Vaimusfääris on väga veidreid asju, võivad tulla väga mitte millegist. Ja sellepärast ütleb niiviisi, meie maadlemine ei ole vere ja lihaga, vaid valitsuste ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, taeva aluste kurjuse vaimudega. See tähendab, et iga kristlane tegeleb nende asjadega. Kas passiivselt ja saab vastu pead, või ta saab aru, mis on toimumas ja tema saab osavalt elada niiviisi, et ta ei jää selle asja alla. Sellepärast, et ta ei ütle asjata. Jumal kunagi ei raiska oma sõnu. Kui ta ütles siin niiviisi, et saage vägevaks, varustage, et te suudaksite seista kurade kavalate rünnakute vastu, sest meil ei ole maadlemist vere ja lihaga, vaid. Ja siis 4 erinevaid kategooriad, mis me ei hakka seletama täna. See ei kuulu asjale nagu, mis me räägime täna just nii väga. Aga see ütleb, et sellepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval. Kurjal päeval tähendab, et see aeg, kus asjad ei ole soodsalt sinu poolt. Üldistes mõtetes, niiviisi, et see aeg, mille sisse me oleme tulnud laias laastus, see on kuri aeg, see on kuri päev.
Piibel seletab niiviisi, et viimsel ajal on ajad raskemad ja viimsete aegade viimane aeg, see konflikt on terav ja sellepärast meie peame olema targad. Me peame teadma, kes meie vastane on ja me peame teadma mitte ainult, kes meie vastane on, aga et meil on Jumal meie juures. Et Jumal, sest et mõni inimene, ta võib nii valesti elada, et Jumal ei saa teda aidata. Aknad on avatud, uksed avatud kuratile ja Jumala käed on seotud. Ja nii elab väga suur osa Kristuse ihust päriselt. Ja sellepärast seal on kogu aeg asjad, mis kuidagi viisi ei muutu. Ja asjad kuidagi viisi, seal ei ole nagu piiblilaadi vilja. Nüüd me võime seletada edasi ja me ei võta aega selleks, me peame võib-olla üks kirjakoht. Tegelikult teeme niiviisi. Ma arvan, et me võtame võtame oma pausi praegu. Siis on võib-olla kergem selle pausi võtta just praegu, sest järgmine osa läheb intensiivsemaks jälle.